Judy jumala kaabel, poolfinaal, Inglismaa versus Argentiina. Mis juhtus Lionel Messi Argentiina debüütmängul vaid 47 sekundit pärast väljakule tulekut? Ta lõi värava, ta sai punase kaardi, ta andis resultatiivse söödu. Ta sai punase kaardi. 2005. aastal vahetati 18-aastane Lionel Messi esimest korda Argentiina A-koondise eest mängu. Tema debüüt kestis vaid 47 sekundit, sest ta lõi vastas käega näkku ning kohtunik näitas talle kohe punast kaarti. Miks väitsid norralased, et Jude Bellinghami värav MM-i veerandfinaalis poleks tohtinud lugeda? Bellingham oli suluseisus, pall puudutas enne väravat Spider-Cami kaablit, kohtunik oli enne rünnakut mängu peatanud. Pall puudutas enne väravat Spider-Cami kaablit. Inglismaa viigiväravale eelnenud rünnaku ajal näis pall muutvat õhus ootamatult suunda, mistõttu arvasid Norra mängijad ja fännid, et see puudutas väljaku kohal liikunud Spider-Cami kaablit. Sellisel juhul oleks kohtunik pidanud mängu peatama ja jätkama kohtuniku palliga. Värav jäi siiski jõusse. FIFA kinnitas hiljem, et nende andmetel pall kaablit ei puudutanud, kuid telekordused ja 3D analüüs tekitasid veelgi suurema vaidluse. Miks palus Argentiina enne tänast poolfinaali FIFAt luba mängida just tumesinises võistlussärgis? Heledaid särke polnud piisavalt kaasas, sponsor nõudis seda. Argentiina peab sinist särki õnnetoovaks just Inglismaa vastu. Argentiina soovis poolfinaalis kanda oma legendaarset tumesinist võõrsilsärki, sest just selles särgis sündisid mitmed kuulsad hetked Inglismaa vastu, sealhulgas Maradona käsi, sajandi värav ja teised ajaloolised võidud. Mitu õiget, sina said!